lapsed, täna hakkame me vaatama ja vaatame oma silmadega. Kõigepealt võiksime vaadata klassiruumis natukene ringi. Kas on värviline? Jah, meie maailm on tõepoolest väga värviline. Aga mõtleme, et milliseid värve me juba teame. Me teame, et on näiteks punane, roheline, kollane, sinine ja lilla. Kunstis oleme me õppinud ka seda, et igal värvil on oma vastandvärv. See tähendab, et igal värvil on vastupidine värv temale. Ja täna hakkame vastandvärvidega trikke tegema. Trikk seisneb selles, et me hakkame oma silmadega nägema erinevaid värve valgel taustal. Kas usud, et me saame oma silmadega värvi muuta selle abil, et me vahetame lihtsalt tausta ära? Proovime. Esimeseks katseks on see, et mina panen teile siia ekraani peale ühe pildi. Kõigepealt me vaatame seda pilti ja eriti vaatame seda täpikest, mis seal pildi keskel on. Kui me oleme seda 30 sekundit ära vaadanud, siis tuleb ette valge taust ja sina pead hästi pingsalt vaatama seda valget tausta. Ja siis, mis siis juhtuma hakkab? Vaatame, kas need värvid, mida sa enne vaatasid, tulevad ka valgele taustale või hoopis tulevad sulle sinna täiesti teised värvid. Alustame. Siin on esimene pilt. Kas midagi muutus? Milliseks läksid värvid, mida sa alguses nägid, pärast? Kas muutusid? Mul on tunne, et muutusid. See oli küll üks põnev silmatrikk. Nüüd selleks, et veel seda trikki teha, näitan ma teile veel 2 pilti ning teie peate klassis otsustama, mis värv, milliseks muutus ja mis kujutis sinna valgele taustale hiljem tekkis. Oled sa valmis? Pane silmad valmis ning hakkame pihta. Kas olid põnevad pildid? Üks värv muutus valgel taustal täiesti teiseks värviks ja see oli tema vastandvärv. Nüüd aga ma räägin sulle, miks nii juhtub. Sinu silmas on valgustundlikud rakud ja igal värvil on omad rakud, mis vastutavad selle värvi eest. Ehk siis, kui sa näed mingit värvi, siis selle värvi rakud töötavad. Näiteks, kui me vaatame pikalt sinist värvi, siis sinise värvi rakud silmas teevad hirmsasti tööd. Aga kui sa pikka aega tööd teed, siis lõpuks sa võid ära väsida. Nüüd, kui me vaatame täiesti valget värvi, siis valge värvi jaoks peavad kõikide värvide rakud korraga tööd tegema. Aga kui sa väsitad ära oma silmad ühe värviga, näiteks oled väga pikalt vaadanud seda sinist värvi ja sinise rakud on väga-väga väsinud tööst ning sulle järsku tuleb ette valge pilt, siis sinise rakud peavad natukene puhkama. Ja sel ajal, kui nemad puhkavad, teevad tööd kõik teised ja näitavad sulle hoopis seda värvi, mille rakud väsinud ei ole. Ning üks hetk saavad ka sinise rakud nii palju jõudu, et jõuavad järele ning näevad lõpuks valget. See ootamise periood ongi see, mille pärast sina näed alguses
teisi värve sellel valgel taustal. Nüüd sa juba tead, mis sinu silmades toimub sellel ajal, kui sa teed seda katset. Selleks, et sul saaks see hästi selgeks, vaatame ühe pildi veel ära. Kas sa usud, et me saame ka klassis seda samat katset ise teha? Selleks on sul tarvis kahe peale võtta 2 sellist väikest paberit ning vajalikke vildikaid. Täna me teeme Eesti lippu ja selleks on meil vaja võtta Eesti lipu värvide vastandvärvid. Sinise vastandvärv on meil oranž. Musta vastandvärv on valge ning valge vastandvärv on must. Selleks me joonistame vildikate abil siia vastandvärvides lipu. Ja värvitud. Selline näeb välja Eesti lipp, mis on vastandvärvidega. Nüüd, et seda katset teha, sul on vaja sõpra. Seda on vaja teha koos. Võta oma vastandvärvides lipp ja 1 valge paber. Nüüd veel on sul vaja kas taskulampi või hästi sobib ka telefon, millel on taskulamp. Ma panen taskulambi tööle. Nii. Ja nüüd, kui klass on vaikselt hämaraks pandud, saame me seda katset teha. Kõigepealt hoiab sinu sõber taskulampi selle lipu taga. Nüüd, kui sa mäletad, siis nendel piltidel, mida sa vaatasid, oli sul keskel 1 täpp, mida jälgida. Selleks võid sa ka sina teha siia keskel ühe täppi, et sul oleks kergem seda lippu vaadata. Nüüd, kui sul on lipp valmis, siis õpetaja võib vaadata umbes 30 sekundit nagu eelmistel piltidel ning sinu ülesandeks on sõbra käes olevat lippu väga hoolega jälgida. Nüüd hoiad seda umbes niimoodi sõrmede kaugusel sellest lipust. Kui sa oled 30 sekundit ära vaadanud, siis lase sõbral kiiresti seda vahetada ning vaata, kas vastupidine kujutis tekib sinu tühjale paberile. Nüüd sa tead, kuidas vastandvärvidega katset ise läbi viia. Nii sa saad teha väga palju erinevaid pilte ja näidata neid oma sõpradele ning pereliikmetele. Head katsetamist!